Mõte. Kui sa ei võta eluga midagi ette, siis võtab elu sinuga. Peegeldab elu aktiivse juhtimise ja vastutuse võtmist. See väljendab seisukohta, et kui inimene ei tegutse oma eesmärkide ja unistuste saavutamiseks, siis elu ise dikteerib tema teekonna. Selliselt on lõpptulemus sageli vähem soovitav kui see, mida oleks saavutatud teadliku ja sihikindla tegutsemise kaudu. Elu on täis ootamatusi ja juhuseid ning kui me ei võta ise ohje enda kätte, võivad need ootamatused suunata meid rajale, mida me ise poleks siialgi valinud. Näiteks, kui inimene ei pinguta oma karjääri arendamiseks, võib ta leida end olukorrast, kus ta teeb tööd, mis teda ei rahulda. See võib tekitada rahulolematust ja kahetsust, et ei tegutsetud varem ja teadlikult. Passiivsus ja otsustamatus võivad viia selleni, et inimene triivib läbi elu ilma kindla sihi ja eesmärgita. Selline triibimine võib tunduda mugav ja turvaline, kuna see ei nõua riskide võtmist ega ebaõnnestumistega silmitsi seismist. Kuid see mugavus on petlik, sest pikas perspektiivis võib viia rahulolematuse ja eneseteostuse puudumiseni. Ilma tegutsemiseta ja oma elu eest vastutuse võtmata jätmise eest jääb inimene lihtsalt sündmuste juhuslikkuse meelevalda. Kui inimene astub samme oma elu kujundamiseks, saab ta ise määrata oma saatuse suunda. See ei tähenda, et kõik läheks alati plaanipäraselt või et raskusi ja takistusi üldse ette ei tuleks. Küll aga annab see võimaluse õppida ja areneda läbi kogemuste, mis tekivad aktiivsest tegutsemisest. See loob tunde, et elu on elamist väärt ja et inimene ise on oma edu arhitekt. Oma elu aktiivne kujundamine tähendab ka oma väärtuste ja prioriteetide teadvustamist ning nende järgi elamist. Kui inimene teab, mis on tema jaoks oluline ja mis annab elule tähenduse, saab ta teha teadlikke valikuid, mis viivad rahuldust pakkuva ja sisuka elu suunas. Näiteks, kui väärtustatakse perekonda, saab alati teha otsuseid, mis soodustavad perega koos veedetud aja ja lähedaste suhete hoidmist ja loomist. Lõpuks, elu juhtimine tähendab ka vastutuse võtmist oma otsuste ja tegude eest. See tähendab, et isegi kui asjad ei lähe plaanipäraselt, on inimesel võimalus õppida ja kasvada. Vigade ja ebaõnnestumistega silmitsi seismine võib olla küll raske, kuid see on oluline osa isiklikust arengust ja tugevuse leidmisest. Ilma selle vastutuseta jääb inimene aga ohvriks olukordadele ja välistele mõjudele, mis määravad tema elu kulgu. Kokkuvõttes rõhutab mõte, kui sa ei võta eluga midagi ette, siis võtab elu sinuga aktiivselt elamise, teadliku tegutsemise ja vastutuse võtmise vajadust. See kutsub üles astuma samme oma eesmärkide ja unistuste suunas, mitte leppima passiivse triivimisega läbi elu. Ainult nii saab inimene tunda, et ta elab täisväärtuslikku ja rahuldust pakkuvat elu, milles on isiklikud eesmärgid saavutatud. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!